Nii, distants meie vahel nagu koroonaaegne, aga ma loodan, et teil on olnud tore päev. Meil on üks pikk paneel, võite julgelt sirutada ennast. Selline sportlik teema meil on ette võtta. Janek muidugi suurt tutvustamist ei vaja, vähemasti mitte oma päevatöö kontekstis. Mina olen Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik ja ma mõnes mõttes tahaksin põhimõtte pärast küsida esimese küsimuse sellise, nagu sportlastelt ikka küsitakse, ehk siis kuidas tunne on, aga kuidas tunne on just selles mõttes, et sa nüüd spetsiaalselt USA-st siia tulid, lähed ka kiiresti tagasi. Kuidas seal tunne on, vähemasti siit poolt Atlandit vaadates põleb, poliitikaga on nii nagu on, sõltuvalt kellegi maailmavaatest, et kuidas selline üleüldine õhustik on? Eks tervist kõigile. Üleüldine selline melu on, mina olen väga nagu ikkagi spordi sees, olen spordi sees igas mõttes, et selles suhtes uudiseid vaatan absoluutselt ja mul on väga palju tuttavad, kes on LA-s samuti tulekahjudes, poliitika on kehvasti, muidugi räägin sellest väga palju muidugi oma abikaasaga samuti, et ta on ameeriklanna, siis teda nagu kõnetab see teema natuke rohkem ja tahab selles osas rohkem rääkida, aga tunnen siin olla parem igatahes. Mulle meeldib Eestis kindlasti rohkem olla ja Eesti nagu uudistega rohkem kursis olla. Ma seda koroonaaega niisama siin ära ei maininud üksteist selle distantsi tõttu. Sa alustasid investeerimisega enam-vähem samal ajal, kui planeeti see pandeemia tabas ja pole vist keerulisemat aega investeerimisega alustamiseks, muidugi suur võimalus võita, veelgi suurem võimalus kaotada, et kuidas sa üldse alustasid või kuidas sa jõudsid selle momendini, et nüüd ma olen elus jõudnud sinnamaale välja, et jah, ma olen sportlane, see on minu päevatöö, ööd-päevad ma pühendan sellele, aga et oleks vaikselt vaja hakata ka tulevikku planeerima just selles mõttes, et ka jõukust kasvatada? Jah, selles suhtes investeerimine on mul pikalt mõttes olnud, mul on ettevõtjast isa, kes on näidanud teed nüüd rajanud selles osas, et näidanud, et kuidas rahaliselt edukas olla ja hea olla, siis see on mul alati mõttes olnud kuidagi, et tahaks ka kunagi kas investor olla või ettevõtja selles suhtes, et siis see mõte algas juba ammu aega tagasi. Ma kunagi Lõuna-Aafrika laagrisse minnes võtsin, ma ei mäleta täpselt, mis see raamat oli, aga Eesti raamat investeerimise koha pealt ja sai selle seal läbi loetud ja siis tekkis, et reaalselt peakski alustama. Aga ma ei teadnud, kus ja kuidas täpsemalt. Ja siis, miks ma Ameerikas alustasin, mul oli see, et ma sain seal Social Security numberi, ühesõnaga numbri, ja siis tänu sellele ma sain Interactive Brokeris nagu enda konto teha ja siis see on, ma arvan, mõned inimesed siin teavad, Robinhood on selline platvorm, kus ma investeerin ja siis seal ma alustasin ja see oligi nagu hea selline algus minu jaoks, kuna ma teadsin juba enne Eestis olles, et ma tahtsin tegelikult see on alustada, kuna see on nagu neid feed, neid makseid ei olnud, et alustada ja igakuised maksed ei olnud, siis see oli mu esimene algus ja siis samal ajal ka ma avasin enda Ameerika kaudu sealse pensionikonto samuti Vanguardi all, et siis need nagu 2 kontot mul on ja siis seal ma alustasin, et igati tore, et ma alustasin, mul oli hea meel, et ma sain selle numbri ka, et üldse alustada. Robinhood on vist enamasti, vähemasti ütleme siin eelnevatel aastatel tuntud selle poolest, et inimesed käivad seal kõvasti mängimas ja igasuguste rumalustega tegelemas. Sportlase karjäär üldiselt on selline tasa ja targu lähenemine, et saad tugevamaks, puhkad korralikult, vaatad, et perspektiiv on ikkagi aastate peale või vähemasti ühe hooaja lõikes, mitte siin nädal või 2, eks ole, või ööpäeva lõikes. Et kui sa alustasid selle oma teekonnaga, kui palju üldse tegelikult siin mõjutas see, kuidas sa muidu oma töösse suhtud, sellepärast et distsiplineeritus ikkagi spordis, kui sa tahad tippu jõuda, on ikkagi A ja O, et investeerimismaailmas niimoodi võõras kohas vette hüpata ja vaadata, mis saab, et kuidas sa enda jaoks üldse alustasid selle? Jah, ma saan tegelikult sportlasena ja investeerimine see nagu, need valdkonnad on minu jaoks üsna sarnased tegelikult, et sa ei saa niimoodi, et teed, investeerimine, paned lihtsalt portsu raha sinna ja siis lihtsalt teed ja ootad, et spordis samamoodi, et võid teha mingi süklitrenni ja siis mõtled, et nüüd ma võin puhata, et küll ma nüüd olen hea, vaata, et ma ei pea rohkem treenima. Põhimõtteliselt
samasugune asi, et kus ma ütlen, et mina alustasin, mis kõige tähtsam, ma olen alati inimestel, kuidas ma soovitan inimestel on see, et ma alustasin niimoodi, et alati mõtlesin, et ma võiks sinna raha panna, võiks sinna tonna raha panna, aga ma ei teinud mitte midagi. Aga siis mõtlesid küll, et miks ma ei teinud seda. Aga see ongi see, et kui sa oma raha paned sinna sisse, siis sa paned rohkem energiat samuti nende aktsiate analüüsimisse ja nagu mõtlemisse, et see on nagu reaalselt sinu raskesti teenitud raha, et see on samamoodi trennidega. Sa paned oma kus ma ütlen, pisaraid, oma igi, kõik asju paned sinna trenni, et see on samamoodi, ma tahan neid tulemusi saada, see on samamoodi, ma tahan neid dividende saada, et ma teen samamoodi rasket tööd, et analüüsida igasuguseid aktsiaid ja ma panen oma nagu raskesti teenitud raha tööle, et ma tahan, et see mulle ka tagasi tuleb. Kui palju see keskkond mõjutab, et ega eriti Ameerika spordis ja kui me võtame võib-olla suured pallimängud, mis seal on Ameerika jalgpall, et tavaline on see, et sportlased ajavad palgarahaga rikkuse kokku ja siis, kui saabub pensionivõlv, eks ole, siis tegelikult paari aastaga on see raha kadunud ja ütleme, sellised isiklikud pankrotid ei ole kaugeltki harvjuhus, et kui palju ka USA-s just sportlaste seas see kultuur nagu muutunud on olukorras, kus neid väga negatiivseid lugusid on väga palju, et kui palju sul on nagu oma, ütleme siis kolleegidega, kaasvõistlejatega, igasuguste klubikaaslastega, kui palju sul on üldse arutada seda või kuidas see nagu kultuur sportlaste seas nagu laiemalt on? Kultuur on kehva tegelikult ikkagi, et eriti kui need, kes ikkagi palju teenivad, ma töötan ülikoolis, nüüd on NHL Money, kus põhimõtteliselt ülikooli sportlased saavad raha ja see on nagu väga suured summad juba, see on miljonites läheb, et siis olen kuulnud ka, mis asjade peale nad raha kulutavad ja nagu otseselt tuleviku peale ei mõtle, siis ma paneb küll nagu, miks sa teed seda, kui selliseid summasid saaks kuidagi noorena, siis kohe soovitaks kuskile nii-öelda kasvama ka panna, et mitte ära lihtsalt laristada ilusate asjade ehete peale, autode peale, mida iganes, et siis see kultuur on tegelikult ikkagi üsna kehva, ütleks niimoodi, et ma üritan nii palju oma sõpradele aidata, soovitada nii palju kui võimalik, aga see kultuur just on pigem kehva, aga see on lihtsalt nooruse uljus ja nad ei mõtle selle peale, mis tulevikus võib tulla. Aga palju sul survet on? Mulle praegu meenus, see oli Hendrik Trelvis, kes kunagi Kalev Kruusile rääkis ühes intervjuus, et sa lähed sinna Chicagosse, eks ole, mängid seda korvpalli ja siis sulle klubikaaslane ütleb, et kuule, et süükeste riietega käidki või, süüks autoga sõidadki või. Et kui palju on tegelikult nagu seda, et jah, sa ise oled võib-olla selline mõistlik tasakaalukas Põhjamaa poiss, eks ole, aga sul ümber on sellised keevaverelised tüübid, kes ütlevad, et kuule, sul pappi on nagu, tee selle midagi kasulikumat, kui sa paned kasvama, et kuidas see kultuur nagu seal mõjutab üldse? Jah, ega see on, ütleme, mind jah, otseselt ei mõjuta isegi, et kui ma seda kuulsin, siis ma nagu ei mõistnud seda isegi, kui keegi mulle ütleks niimoodi, miks sa niimoodi riides käid siis või miks sul mingeid ehteid ei ole või mingi ilusat autot, siis mind see ei mõjuta. Ma mõtlen tuleviku peale, ma tean, et mina niikuinii ei teeni sellised summat praegu spordiga absoluutselt, et ma võiks rahulikult lihtsalt osta mingeid asju, mis on väga nagu praegused, mitte nagu ei mõtle tuleviku peale, siis võib-olla jah, kui ma teeniks mingi miljoneid aastas, siis võib-olla mõtleks, et paneks mingid ilusamad riid, aga ma arvan, see mentaliteet on ikkagi tänu vanematele ka selline hästi nagu tagasihoidlik olnud ja mõelnud tulevikule rohkem, et vabandust, mul vahepeal tuleb ingliskeelsed mingid sellised väljendid välja, vabandust, aga et jah, ma pigem ongi see, et kõik need raskesti teenitud rahad, ma ei taha lihtsalt raisata neid, see on lihtsalt mõttetu minu arvates, et miks ma peaks selle lihtsalt sellise asja peale raiskama, mis kaotavad väärtust aastate lõikes. Kui me alustasime vestlust selle tõdemusega, et sa valisid väga keerulise aja, aga ka keerulistes aegades on alati võimalused momendi, kus investeerida, et seesama, tegelikult suures pildis üks oli lühike periood, kui sa mõtled kõigi nende inimeste peale, kes siin saalis on, et mida sa nüüd praegu juba järeldaksid sellest, et mida sa tegid alguses õigesti, mida sa tegid valesti, ega sportlase on ka alati treenerit vaja, et kas tegelikult investeerimisel, eriti kui sa ei lähene sellele ju oma nii-öelda
põhitööna, eks ole, sa teed seda millegi muu kõrvalt ja paratamatult ta ei saa sellest 24 tunnist, eks ole, liiga suurt osa võtta. Et kas selline mentori valimine või selline mingi üleüldine nagu kogukondlik tugi, et kuidas sa nagu ise nüüd tagantjärele hindad, et kuidas sa lähenesid sellele, kas õigesti, valesti või millised need sellised näpulõikamised on olnud? Ma pigem alustasin valesti, valesti selles osas, et ma teadsin, et mind väga kõnetas dividendid. Õnneks mul dividendid selles suhtes kõnetavad veel, et ma tahan kunagi dividendist isegi ära elada, et see on mu suur unistus ja eesmärk, kuhu ma püüdlen. Aga algus oli see, et ma ei mõelnud nagu, mida ma teen. Ma põhimõtteliselt vaatasin, et dividendi yield on mingi 11, kurat, päris hea, vabandust. Et peaks ostma, et selles suhtes oligi niimoodi, et ostsin ära ja siis vaatan, et selline dopamiin tekkis, et mingi 30 senti sain dividendi. Päris hea. Ja siis hakkasin juurde panema ja ega ma ei pannud mingi suurte summadega muidugi, aga siis oligi sellega, ma lõikisin näppu, kuna ma ei vaadanud isegi, ei analüüsinud aktsiat, ei vaadanud selle sisse ja siis oligi see, et aktsia läinud kuhugi ja ta mingi hetk kaotas pooliku osa põhimõtteliselt dividendist ja siis peale seda ma sain aru, et ma hakkasin täielikult mõtlema nagu dividendi kasvu aktsiatele, et siis ma hakkasin mõtlema, et kellel on väga hea selline eesti keeles ma ei oska öelda, balance sheet on nii-öelda väga hea ja selles suhtes siis ma hakkasin nagu täitsa sellistesse tugevatesse aktsiatesse investeerima ja peale seda ma pole nagu tagasi vaadanud, mul on nagu päris hästi läinud ja ma olen väga õnnelik, et ma nagu sellise väikse selline näpuvea tegin või nagu vea tegin, mis aitas mind kindlasti paremuse poole investorina. Kui palju sa üldse selle peale mõtled, et ajakirjanikuna ma arvan, et nii kaua, kuni mul mõistus püsib, kirjutada ma oskan, raadios rääkida oskan, et selles mõttes ma saan seda teha põhimõtteliselt surmani, kui ma soovin, eks ole. Sporti tipptasemel kahtlemata sa ei saa teha nii kaua, mis tähendab seda, et kogu see profisport on sul ikkagi selle teadmisega, et sa saab millalgi otsa. Et kuidas sa oled sellesse suhtunud? Pidades ka silmas just seda, et see sama investeerimine on ka oma tuleviku kindlustamine, eks ole, eriti kui sa ütled, et sa tahaksid tegelikult sellisest nii-öelda passiivsest tulust ideaalis ära elada. Et kas see seab sulle ka mingi sellise nagu surve peale, et tean, et tipptasemel siin võib-olla 5-10 aastat on jäänud, eks ole, et selle aja jooksul nüüd peab midagi juhtuma. Et kui palju sa nagu seda survet oled tundnud või kuidas sa vaatad seda endale nagu, ütleme siis, sportlaskarjääri kõrvalt? No minul otseselt seda survet pole, kuna ma ei teeni mingeid suuri summasid spordiga absoluutselt. Ainuke see ongi minu põhimõte on see praegu sportlasena. Need kõik auhinnarahad, mis ma teenin, need lähevad investeeringusse, aga see palk, mis ma saan, see läheb elamiseks, kuna Ameerikas olles elamine on üsna kallis ja siis see on vaja nagu see elamiseks kasutada seda palka nii-öelda, aga need auhinnarahad lähevad kõik nagu investeeringusse. Et selles suhtes mul ei ole sellist palka, et tunda, et nüüd ma kaotan kohe, näiteks kui ma lõpetan spordi ära, et nüüd ma kaotan rahaliselt nii palju. Tegelikult ma ei kaota väga palju, sest ma mingi aeg leian kindlasti töö ja ma arvan, ma hakkan teenima rohkem. Selles suhtes ma ei muretse tegelikult selle pärast absoluutselt, kuna absoluutselt, kui ma teeniks miljoneid, siis oleks kehvasti. Siis ma mõtleks palju rohkem, et kuidas veel rohkem säästa ja raha kasvama panna. Aga praegu on see teema, et ma ei muretse väga selle pärast, kuna lihtsalt see sissetulek ei ole selline, et ma peaks suurt muret tekkima. Kui sa vaatad oma portfelli praegu, siis mis loogika järgi sa selle kokku oled pannud ja eks sa ise tead, kui palju sa sellest rääkida tahad, aga mis sul seal täpsemalt on ja kuidas sa oled enda jaoks nagu selle läbi mõelnud, et see asi paika panna ja kas see suurus ka praegu rahuldab sind? Praegu mu suurus, nagu ma ütlen, mul on aktsiate hulk liiga palju. Mul on probleem selles, et mulle meeldib nii palju erinevad aktsiad, ma tahaks neid osta. Mu põhimõte on see, et mul ei tohiks üks aktsia vähemalt minna üle selline 10%. Mul on see kõik ajutatud niimoodi, et mul on kõik aktsiad vähemalt 5, kõige suurem on praegu 7 ja enamus on kõik niimoodi alla 5 isegi, et mul on sellega nagu kehva, et mul on liiga palju aktsiaid. Aga mitte suurtes kogustes, aga see on mul kõige suurem probleem praegu ja ma ei julge, ei taha veel, võib-olla ma olengi nii algusjärgus, et ma ei julge veel väga müüa neid, kuna minu jaoks kõik tundub hea, aga ongi raske järge pidada, see on probleem, aga
aga ma teenin omajagu, ütleme niimoodi, dividendi iga kuu, mis saab, ma reinvesteerin nii-öelda ja see on selles suhtes hea ja kuidas viis ka edasi investeerida ja mul nagu selline, mõtlen, mul sportlasel on selline dopamiini vajadus, kui ma näen, et selline dividend tuleb, siis see on hea tunne, et paneb kohe kuskil, kas panen samasse aktsiasse või panen kuskil mujal mingi teisesse aktsiasse investeerima. Kui palju sa tunned seda, et sul sportlaskarjäär annab ka mingit perspektiivi selle suhtes, mis võiks olla see järgmine suur asi, et kui me mõtleme siin viimase 10-15 aasta peale, siis ütleme, tehnoloogiasektor on olnud selline kindla peale minek, kõik need suured, kes seal praegu 7 tipus on, nad on enam-vähem olnud seal, eks ole, ütleme viimase aja, ütleme selline tehisintellekti esiletõus kindlasti natukene on neid kaarte seganud, aga suures pildis kõik need Facebookid ja Apple'id ja Amazonid on, eks ole, seal tipus püsinud, et kui ma nüüd mõtlen selle peale, et selle kümnendi ja veelgi enam järgmise kümnendi teema on olnud kõikvõimalikud nagu sellised tervise ja tervislikult elamise asjad, võtame kõik Novo Nordisk, eks ole, Taanist, kõik Ozempic, kõik need ravimid, eks ole, mis tegelikult aitavad meil üldse mitte nii suure pingutuseta, nagu sina pead läbi tegema, võib-olla samamoodi heas vormis olema ja üleüldse nagu kauem elama, et kas sa tunned, et sportlase elu on sulle andnud mingit sissevaadet sellesse, mis see tulevik võiks olla või pigem sa tunned, et see on su päevatöö ja see nagu otsest mõju ei avalda sellele, kuidas sa nagu oma portfelli koostad? See otsest mõju vähemalt hetkel pole nagu mõjutanud. Ma küll vaatan näiteks Ameerikas olles, mis areaalid nii-öelda inimesi rohkem huvitavad ongi. Mina näiteks mäletan lihtsalt praegu on sellise huvitav väite või näite. Esimene aasta, kui ma läksin USA-sse, siis ma vaatasin, Euroopas olles Starbucks on näiteks hästi nagu populaarne. Ja USA-s olles ma ei näinud kuskil mingit reklaame ega midagi, aga kogu aeg järjekord olid nii pikad. Ja siis oligi niimoodi, et ega ise ka jõitsen kohvi, käisid vahepeal joomas, aga kohvi midagi erilist muidugi ei ole. Ja siis hakkasid rohkem analüüsima aktsiat ja hakkas nagu, mõtlesin, okei, ostan. Ja siis mingi aeg läks nüüd alla, küll need jäid, kus me eesti keeles nüüd ei oska öelda, aga kehvast läks neil 2 kvartalit tagasi ja siis ostsin tagasi, natuke alandasin hinda ja selles suhtes nagu mul ongi see pigem, ma võtan väga nagu amatöörlikult seda, et nagu ma vaatan, näiteks ongi Walmart on nagu väga täis, oli minul mingi aeg, nüüd müüsin ära natuke aega tagasi, on täis kõik sellised väga amatoorik, vaatan mingid suured firmad, okei, minule sobib, hakkan analüüsima ja siis ongi see, et see, mis mind kuidagi aitab kõvasti, see on Ameerikas olles. Aga võib-olla, kuna tõesti meil on ka aeg piiratud ja ma ei hakka teistelt esinejatelt väga palju aega ära võtma, ma lõpetuseks võib-olla küsin hoopiski selliselt nurgalt, et kuna sa oled seal USA-s, kas sa tunned, et sul on ka mingi eelis selle suhtes, et selge on see, et enamik meist suurema osa oma rahast tegelikult läheb see indeksisse või mitte, paneb tegelikult Ameerikasse, et kas koha peal on üldse seda tunnet, et kuna ma näen täpselt nagu sa kirjeldasid neid tarbimistrende, sa näed üleüldiselt seda, kus suunas see ühiskond liigub. Ma ei tea, kui ma käisin USA-s valimisi vaatamas, San Franciscos sa ei saagi lingi liikuda ilma, et sa näeksid, eks ole, mingid tehisintellektile pühendunud ettevõtete reklaam, et kas sul on tunne, et sa oled nii-öelda nagu sammu võrra justkui sellest nagu inforuumi ja kultuuriruumi mõttes teistest ees või pigem see investeerimiselu on praegu selline, et seda on ka võib-olla keeruline üles noppida või kuidas sa näed seda just USA-s olemist? Pigem on keeruline, kui sa suudad olla siin Eestis ka uudistega samal järjel, siis tegelikult ei ole probleemi ja kui sa suudad, sul on oma näiteks mingid aktsiad, mida sa vaatad, ma olen ka hommikuti iga hommik võtan 2 aktsiat, panen uudiseid, panen Google'isse, vaatan, mis on uudiseid tulemus, mida iganes, et iga inimene saab siin Eestis samamoodi seda teha, et ma arvan, ma ei ole mitte mingit moodi nagu eespool kellegist teisest siin. Aga vähemasti oled varakult härjal sarvist haaranud ja tead, et sportlaskarjäär võib otsa saada, aga ülejäänud elu läheb edasi. Just, ei täpselt, ma olen väga õnnelik, et ma alustan just see ongi see, et oma raha sisse panek, siis see on see õige algus, et muidu kui sa võid mõelda küll, et ma võiks sinna panna, tänna panna, aga kui sa ei ole oma raha panna, siis sa ei jõua kuhugi. Aga hea, Janek Eiglane, aitäh!